tere, olen Auli ja tere tulemast tagasi minu kanalile ja minu videode vaatamise kohta. Ma teen tänase ladumise hoopis teisel teemal ja ma tahan puudutada siin kinnisvara. Kuna see on mu antud hetkel ka enda perekonnas väga selline nagu oluline teema, ma jagasin ka mõlemis grupis, nii siin YouTube'is kui ka Facebooki grupis oma seda kuulutust. Lihtsalt ma aitan sellele inimesel müüa, sellepärast et maakleri teenuste kasutamine lihtsalt ei andnud absoluutselt mitte mingisuguseid tulemusi. Ja võtsin selle asja siis enda peale. Tegu ei ole minu kinnisvaraga. Ja kuna ma vaatan ka seal ennustamiste gruppides, loomulikult, et ma olen seal ju liige, ja ma vaatan, et seal on üha rohkem viimasel ajal küsitakse, kas ma saan oma korteri müüdud, kas ma saan oma kodu müüdud, kas ma kolin, kas ma lõpuks ometi saan endale uue kodu kinnisvara. Nii et tegelikult see on, kuigi neid teemasid siin vaadatakse väga vähe, aga ma otsustasin, et ma natukene vaatan seda teemat, ma lülitan ennast siit välja ühesõnaga. Ja siis nagu ma kõikide videode salvestamistel ja kõikidel küsimustel olen ennast täielikult välja lülitanud, siis muidu ma ei saakski teha selliseid ennustusi, siis ma teeksingi ainult iseendale ennustusi, aga minu iseendale ennustusi ei ole vaja, sellepärast et kui mul on midagi vaja, siis ma loomulikult, et vaatan iseendale kaarte ja ma olen ka vaadanud loomulikult, et ma vaatan, et miks ma siis ei peaks kasutama seda võimalust, ega seda annet, mis mulle on antud. Ja vaatame siis ühesõnaga niimoodi, et kuidas hakkab minema nagu kinnisvara müümisel ja kinnisvara ostmisel, sest need on kaks väga olulist asja, sellepärast, et kui me müüme, eks ole, siis tavaliselt me müüme ikkagi sellepärast, et me siis saaksime endale midagi uut või soovime uut osta või selle investeerida kuskile selle raha, no mida iganes, eks ole. Ja kuna see on tõesti väga, no vaatavad seda need, eks ole, keda see teema paelub. Ja tegu on ikkagi tegelikult see mingil määral, mitte mingil määral, vaid päris kindlasti kollektiivse ladumisega. Ja kui te soovite ka ükskõik mis küsimuse puhul vastuseid nõustamist saada, siis kirjutage mulle meilile, see on siin all. Ja auli.maagiline@gmail.com, ma võin selle ka siit öelda, aga meelde see ei jää nagu nii, et siis siin selle video all on see olemas. Ja siis võtame siit, ma ei tea, kelle energia ma siit kinni võtan, eks ole. Et hakkame vaatama siis ühesõnaga, et näiteks, et millistes energiates on näiteks praegu selle antud kinnisvara, mida teie müüte, ükskõik siis kollektiivist minu vaatajad, et millistes energiates üldse nagu see müügiprotsess on. See on tõesti väga heades ühesõnaga energiates, sellepärast, et siia tuli müntide ühesõnaga materiaalsus, mis on ju väga oluline, eks ole, kõigile vaatamata, kuidas me seda müüme, eks ole, siis ostjatel on ju ka alati, kuna teie müüte seda objekti, siis tegelikult ju väga palju sõltub ju sellest, kuidas finantseerib seda objekti ostu, selle kinnisvara ostu, see ostja. Ja siin on nüüd niimoodi, et materiaalsed täiesti uued algused, mis on super selliste, kuna siin on ju väga palju ka see kinnisvara on seotud rahadega, on seotud pankadega, eks ole, siis siin on tegelikult see saamine ja andmine tasakaalus.
nii et siin nüüd rahalises mõttes ei tohiks nüüd tulla küll mingisuguseid takistusi ega mingisuguseid probleeme, sest tuleb ju müntide hästi, mis on uued algused ja müntide kuus on saamine ja andmine. Ja see on nüüd siin küll täiesti tasakaalus ja noh, paremat kaarte ju üldse olla ei saa, eks ole, see on kodukaart ka kindlasti, eks ole, see on suhetes väga hea kaart. Aga me praegu suhteid ei vaata, eks ole, ja see ongi tegelikult selliste hingelepingute nagu sõlmimine ja no siin ei ole hingelepinguga tegemist, eks ole, siis on praegu väga heal, väga heas energias on praegu antud hetkel see protsess ja siin on sellist nooruslikku energiat ilmselt väga paljudel, kes müüvad seda läbi maakleri, siis on üks mingi noormees siin väga paljudel ja see võib olla ka naine, sellepärast et poiss ei tähenda alati baasi, vaid ta võib ka printsessi tähendada. Ja siin on ikkagi niimoodi, et ta on inimene, kes nagu tegelikult ikkagi armastab seda tööd või armastab seda protsessi ja ta võtab seda protsessi südamega. Ja ta teeb ka tegelikult väga suurt kommunikatsiooni ja siin ei ole praegusel hetkel küll, mina ei näe mingisuguseid takistusi. Sellepärast, et sellega ma ütleksin küll, et see müük ikkagi nüüd lähiajal peaks nagu korda saama ja toimuma. Et siin on võib-olla niimoodi, et kuna see saamine ja andmine, eks ole, siis tegelikult üldse kõikide asjade müükide puhul on ju niimoodi, eks ole, et noh, toidupoodi me ei lähe ja ei seisa sinna leti juures, et kuule, palun, et ma nüüd nagu nüüd hakkame nüüd tingima selle hinna suhtes, eks ole, siis noh, kinnisvara puhul ja üldse nagu selliste asjade müügi puhul, kui sa müüd nagu käest kätte või kui sa müüd näiteks endal mingit diivanit, siis ma olen väga palju asju nüüd viimastel aastatel, ma ei ole enam müünud ega ostnud nende marketplace'ide kaudu aga ma olen tegelenud väga sellepärast, et ma olin väga niisugune, et kui midagi nagu tüütas ära, siis ma panin selle kohe müüki ja mul ikka õde alati naeris, et issand, et milliseid vanu asju, et ma müüsin isegi vanad aknad maha, ühesõnaga puidust aknad ja no niimoodi, et ma ei suutnud seda kuidagi uskuda ja kuidas ma üldse seda asja, aga müügitöö mulle mõnes mõttes meeldib ja siis ongi niimoodi, et meie hakkame siis kohe nagu tingima, eks ole. Et enamus inimesi, ma arvan, et panevad ka oma kinnisvara ja korterimüüki nagu sellega, et mingisugune tingimise maa nüüd seal nagu on, eks ole. Et ma arvan, et päris selle rahaga nagu seda ikkagi tead, ütleme, kui mul on seal 80 000 sees, võib-olla, et sa oled nagu arvestanud siis sellega, et ma saaksin 78 000 kätte, eks ole. Et siin nagu sellised, et teil võib minna ka siin nagu niisuguseks väikeseks tingimiseks, aga siis vaadake, eks ole, et see saamine ja andmine jääks ikkagi tasakaalu. Sellepärast, et kui me müüme võib-olla seal 200 000 eest ära enda elamise või tahame müüa, eks ole, siis seal võib-olla see 5000 alla ei ole nagu võib-olla probleem, eks ole, et mida suuremaks need summad lähevad. Aga kui seal on korter müügis võib-olla 40 000-ga või ma toon lihtsalt sellise näite, siis sealt 5000 alla, siis seal on juba iga 1000 väga arvel, eks ole. Nii et siin nagu see saamine ja andmine nagu, et võib-olla kui ka teiega ostjana, eks ole, niimoodi, et võiksite nagu vaadata siis seda probleemi, eks ole, et nagu ikkagi liiga palju, aga mul üks oma raamatupidamise klient ütles niimoodi, et tema on küll ühesõnaga isegi 10 000 kaubelnud alla, siis mõtlen, et siis järelikult oli väga suur vedamine. Nii, kuidas läheb edasi selle kinnisvara müügiga? Praegu me vaatame müügi poolt, eks ole. Nii. Täiesti uued algused, täiesti uued võimalused ja väga kiiresti hakkab see asi edasi arenema, väga-väga kiiresti läheb ühesõnaga ja siin tegelikult nii. Ja mina ütleksin praegu, et siin, eks ole, et kõik teed on tegelikult lahti, ma ei näe praegu siin mitte mingisuguseid takistusi ja siis siin on siis maag, eks ole, mis tähendab, mis on number 1, kus on laual kõik karikad, mõõgad, sauad ja mündid. Kaarik tähistab alati, vabandust, kaarik tähistab alati väga kiireid, väga suuri muutusi ja
ja siis ongi, sealt toimub ära ühesõnaga niimoodi, et võib-olla, teate, ma ütlen nagu niimoodi, et üheks võib-olla kõige suuremaks nagu, mitte kõige suuremaks, vaid mingisuguseks takistuseks võib nüüd olla sina ise see, kes seda korterit nagu või maja või kinnisvara müüb. Et sul on nagu hirm selle tuleviku ees, et noh, et kas sa saad nagu selle uue elamise osta või kas sa nagu, et kuhu sa saad ja noh, ma olen ka väga kursis nagu praegu nende kinnisvaraportaalidega ja noh, tegelikult kõik paneb paika raha. Absoluutselt kõik paneb paika raha ja siis ongi niimoodi, aga kui see raha nagu saamine on piiratud, eks ole, või noh, nagu seal ei ole siin võib-olla siin sadu tuhandeid, siis on see küll, et kas ma nagu saan hakkama selle uue leidmisega, kas ma leian uue või midagi niimoodi, aga mingit nõu annab teile küll üks, noh, see on õhumärgid, eks ole, ja siin ei ole see konkurent, vaid mingit nõu, nii et kuulake siis võib-olla, mida see kesk- ja naisterahvas siis annab seda nõu, et kuidagi niimoodi siin on, et ma ei näe praegu tegelikult nagu siin mingid, et kui võib-olla ainult ise oled siis selleks takistuseks, eks ole, et siin nagu väga paigas on tegelikult ikkagi nagu selle ladumise puhul, mida ma siin praegu teen. Ma ütlen veel kord, et tegu on kollektiiviga, eks ole, ja kuidas ja kelle energiat ma siin parajasti kinni võtan. Ja kui te soovite siis isiklikku ladumist, siis pöörduge minu poole, eks ole, ja siis vaatame juba konkreetselt, mis teid nagu takistavad või millised on edasiminekud. Nii, ja vaatame natukene siis veel, et kuidas läheb edasi selle kinnisvara müügiga. Teate, see on, ma ei tea üldse, miks te nagu kardate. Päris kindlasti olete ise. Teine müntide äss muuseas tuli. Täiesti on see raha on, ühesõnaga nagu see raha saamine või kui te näiteks soovite saada pangast laenu või midagi. Ma tegin siin vist pool aastat tagasi, ma tegin ühele oma tuttavale kinnisvara ladumise ja see on mul ka siin avalikult üleval. Ja kõik täpselt läkski nii minu sellel tuttaval, nii nagu ma panin, tal on praeguseks korter ostetud, tal on laenud saadud, tal ei olnud mitte mingisugust probleemi laenu saamisega ja kõik läks nii, nagu ma ütlesin ja soovitasin. Siin on päike, siin on müntides, siin on need ilusad sõnumid, mida nagu ütleme, noh, siin toob nagu see karikate rüütel, eks ole, aga me paneme siin selle kinnisvara sellesse nagu, siis ma siin nagu pakuksin, et võib-olla mingi noh, rüütleas inimene võib selle ära osta ja väike, siin on tegelikult veel natukene mingisuguseid varjatuid asju, et mida me ei pea teadma, sest kallikesed, mu head vaatajad, asi on selles, et iga innustuse juures, tegelikult iga kaardi ladumise juures on asju, mida me võib-olla täpselt sellel hetkel, kui mina siin seda teen, me teadma veel ei pea. Sellepärast, et see ei ole niimoodi, et ma panen kaarte, see ei ole mitte kellegi puhul niimoodi ühesõnaga, et ma panen kaarte ja siis vaat täpselt need asjad hakkavad nüüd lähiajal nüüd ühesõnaga kohe kõik. Kui me muudame enda mõtlemist, kui me muudame enda suhtumist ühesõnaga, siis muutuvad ka meie energiat ja muutuvad ka võib-olla need kaardid siin, eks ole. Kõik absoluutselt lähtub, millistes energiates me oleme. See on kõige olulisem asi üldse ka kaardi ladumiste juures. Ja me muudame tegelikult ju ka enda seda. Materiaalsus on, kõik on olemas müntides, sellel teisel poolel ostjal ei tohiks olla mitte mingisugust probleemi nüüd selle kinnisvara ostmisega ja siin on niimoodi, et ja te saate väga head sõnumid lähiajal ja päike ja kuu on kõrvuti, siis päike maandab ka seda kuu on saladused, eks ole, tegelikult
ja noh, natukene sellised varjatud asjad võivad olla, kuigi praegu on ju väga palju pidi olema selliseid asju, et inimesed ostavad selle ära, eks ole, ja nad tegelikult näevad nagu neid varjatud puudused ei saa näha, eks ole, ja siis hakatakse pärast nämmutama, eks ole, kohtute kaudu ja kõik, et vaata, siin on nüüd see asi ja teine asi ja kolmas asi, et mis nüüd nagu minule siin ei meeldi, eks ole, ja te peate siis nüüd selle remondi kinni maksma, eks ole. Et sellised asjad, aga noh, ütleme niimoodi, nähtavad asjad ka pange lepingutega väga kindlalt paika. Te võite panna sinna 20 punkti sinna notariaalsesse lepingusse, eks ole. Mitte midagi ei ole keelatud. Ja see ei too teile ka kaasa mingit lisa seda ühesõnaga nagu rahalises mõttes, sest notariaalsed lepingute sõlmimised sõltuvad kinnisvara hinnast, eks ole, millise hinnaga see müüakse või see läheb sinna, nii et seal ei ole mitte midagi, pange kõik asjad kirja, pange kindlasti kirja need asjad ka broneeringulepingusse, eks ole, kui teil tuleb broneerimise leping, mis tavaliselt ka siis tuleb, eks ole, ja broneerimisleping ju tähendab seda, eks ole, et ta jääb üles kinnisvaraportaalidesse, sinna tuleb see punane silt peale, et on broneeritud, inimesed saavad seda edasi vaadata, saavad vaatamas käia ja kui see siis inimene siis nüüd loobub, eks ole, et siis seal võib tekkida siis järjekord, aga see ei tähenda seda, et broneering ei tähenda veel seda, et see läheb kindlasti sellele ostjale. Muidugi oleks hea, eks ole, kui läheks. Nii, aga teate, aga vaatame nüüd siis siin, ma ei taha jälle seda eriti pikaks venitada, et vaatame siin nüüd siis seda, et kuidas on nagu ostmise poole pealt. Ma ei tea, kas ma panen need kaardid, ma panen need kaardid praegu siia vahel tagasi, ma nende ei puhasta, kuna teema on üks, eks ole, muidu ma puhastan, ma panen kiiresti siia vahele ja siis vaatame võib-olla siin siis tulevad uuesti, et kuidas on see nüüd ostja poole pealt. Et kui teie soovite kinnisvara osta, kuidas sellega läheb edasi? Et see on ka tegelikult üks, võib-olla isegi, päris kindlasti on uue kodu ostmine, uue kodu otsimine kõige suurem probleem. See on kõige suurem ühesõnaga, sellepärast, et müüa on ju tegelikult selle võrra, et võib-olla raskem on, eks ole, müüa nagu iseenesest. Ja ma lisan veel siia, et ühesõnaga kõige tähtsam on reklaam. Võimalikult paljudes kohtades reklaamidega, pange enda kodulehele, kui teil on nagu YouTube'is, eks ole, kui teil on Facebookis mingid veel oma tööalased, palun reklaamige seal kõige parem. Igasugused portaalid on kinnistute müük, maale elama, mina panin näiteks sinna kinnistu müüki ilma maakleriteta. Eks ole, siis kõik võimalikud portaalid otsige ülesse ja need ongi ju selleks, et leitakse ülesse teie kuulutused. Ja siis soovitan ka väga panna siis soov ja soovis oli see vist 10 eurot, olenemata tähtajast ja kuldsesse börssis ma ei pannud seda, et seal jah niimoodi, ühesõnaga niimoodi see on. Vaatame nüüd ostja seisukohalt, kuidas läheb edasi sinul kinnisvara ostmisega, leidmisega, eks ole. Sest osta on tõesti tunduvalt keerulisem. Ostmine, ma arvan, et ei ole keeruline, eks ole, aga lihtsalt on siin see, et lihtsalt võtta ei ole midagi. Ja raha paneb, tegelikult, kui sul on veel väga niisugused kõrged kriteeriumid, siis on tõesti raske seda leida. Ja siin ongi, ja siin toimub tegelikult väga suur transformatsioon, väga suured muutused toimuvad sellel alal ja on selline raha siin tundub ka, et on olemas, aga natukene siis sõltub siin nagu sellest, eks ole, et mis hinnaga osta. Tegelikult ausalt öeldes, see on natukene selline ihnuse kaart, et eks ole, et mul on tegelikult see raha olemas, aga ma ei taha nagu nii palju välja käia, eks ole, et võib-olla äkki ma peaksin vähem välja käima või niimoodi, et siin on nagu see probleem olemas. Ja see on selline, ja võib-olla te teetegi läbi seda transformatsiooni siin sellel tasandil.
ja siin on niisugune aeglane, aga väga ilus selline ülesehitus ja noh, umbes niimoodi, et ei tasu kiirustada, ma arvan siin ühesõnaga nagu selle juures, et ei tasu teha ka selle ostu suhtes, eks ole, küll see tuleb ja tuleb ka selline, sest kuna siin on sauade 3, mis on väga hea kaart tegelikult, ühesõnaga see on selline, see on väga suur selline otsusekindlus ja te teate tegelikult väga hästi, mida te tahate ja liikuge selle poole peale, sellepärast et te vaatate juba tegelikult nendele uutele kallastele ja peabki olema tegelikult. Tehke endale, pange paberile väga kindlasti kirja, ma alati rõhutan seda, pange paberile palun kirja, eks ole, sellepärast, et ma tean seda, kinnisvara leidmine ja kinnisvara ostmisest ostate ikkagi tegelikult ju endale, eks ole, seda uut kodu ja see on väga keeruline meie turul, et kui sa tahad nagu ikkagi konkreetsesse piirkonda jääda, siin nagu siin siis on see nagu, eks ole, võib-olla siin Läänemaa, Haapsalu, eks ole, siis võib-olla siin siis ka Saue vald, eks ole, et siis on küll, aga noh, muidugi, kui sa soovid minna näiteks Valka või kuskile Eesti teise otsa, siis noh, seal korterite leidmine väga normaalse raha eest ei ole küll mitte mingit probleemi, aga mida sa seal siis tegema hakkad, eks ole, selleks meil on vaja ikkagi tööd ja nii see lihtsalt on. Et tegelikult see tuleb ja väga päikseline ja aga praegu ollakse nagu selles suhtes nagu sellises transformatsioonis ja aeglane, et parem olgu siis juba nagu aeglane kasv, eks ole, ja siis jõutakse ka selleni, et lihtsalt selle raha eest te saate, mis on teil rahaline piirang praegu siin nagu ees. Et see asi nagu laheneb ära. Nii, kuidas läheb edasi siis nagu kinnisvara ostuga? Tuli jälle seesama see. Ma kordan siin, et see tuli, et see võite olla ise ostmisega. No siin on nüüd küll ühesõnaga niimoodi, et siin tulevad valikud, et te isegi ausalt öeldes saate selle, te olete ise, nii nagu oli seal isik müügile nagu takistuseks, nagu teie enda mõtted, siis siin on ostule ka tegelikult, sest tuli jälle samamoodi see mõõkade kuninganna, et sellist teravust võib-olla on nagu siin selles, et ärge nagu kammitsege ennast, nagu pange sinna, et võib-olla siin on ka nagu see, et te olete liiga palju nagu praegu mõelnud selle peale ja pange võib-olla paariks päevaks, mitte midagi ei muutu, eks ole. Kui teil on need e-agendid ja kõik tellitud, eks ole, ja kui teil on perekond, näiteks lapsed ja mees teadlikud sellest, siis las nemad vaatavad, aga lülitage ennast nagu natukene sellest praegu välja ühesõnaga. Ja tuleb üks väga hea pakkumine ja teil tulevad ka valikud. Niimoodi, et teil tuleb teha siis valik, mitte kohe halva, vaid kohe väga hea vahel, nii et lõpuks te ikkagi seda leiate ja te saate sellest, see tõesti laheneb teie jaoks ja see laheneb sellises loomulikus mõttes ja toimub selline vabanemine ja noh, te leiate oma selle kodu ja see on tegelikult ju armastajate kaart ja noh, ma võiksin öelda niimoodi, et kui me natukene läheme nagu siit kõrvale sellest kinnisvara teemast, siis väga ilusa ja väga armastust täis kodu te endale saate, sest need on siin ikkagi väga head kaardid. Ja vaatame natukene lõpetuseks veel ühesõnaga siis, et mis nagu siis ühesõnaga ja siin tulebki nagu see, et see saatan istub teil siin õla peal, ühesõnaga ütleb, et see ei kõlba ja teine ei kõlba ja siis täpselt, et oi, mitte midagi ei ole, eks ole, ja siis tegelikult ei ole see ühesõnaga niimoodi ja siis
siis ongi täpselt niimoodi, et väga kiiresti hakkavad muutuma ühesõnaga asjad ja saate, et aga võtke natukene võib-olla aeg maha, eks ole, ja ärge nagu võib-olla liiga kriitiliselt ja liiga nagu sellesse sisse minge, sest tõesti kõik ja kõigele vaatamata, eks ole, siis tulevad mõlemid pidi, mina näen praegu siit nende kaartide pealt, et kõik laabub hästi. Edu teile kinnisvara müügil, edu ka mulle ja kuigi ma soovin osta, eks ole, ma midagi ei müü, aga küll see ka laheneb ühesõnaga niimoodi, et ma olen ka endale eraldi isiklikult pannud selle peale väga palju kaarte ja nii see lihtsalt on ühesõnaga. Ja kui teile see meeldis, siis laikige ja nii see on lihtsalt. Olen Auli ja väga suur edu teile kinnisvara müügil ja edu teile kinnisvara ostmisel. Tšau ja kohtume õige pea.